ostke Peeti! Koduahjus küpsetatud leib, murulauguleib, karulauguleib, küüslauguleib. Mett on alati vaja. Vesi parandab 1000 haigust. Kes mett ei söö, see rõõmu ei näe. Ja üks tilk mett rikub tõrvapoti. Äkki on pererahval kindel soov, mille pärast turule tuldi? No, mõtlesime, et võiks mune osta. Mune! Milles küsimus? Mune on mul küllalt. Soovite 100 muna? 200 muna tuuakse kulleri. 100 muna! Läheb ära! 100 muna! 200 muna, 300 muna, milles küsimus? Pulkanad on nagu automaadid, muudkui munevad, kõik kohad mune täis. Ostke leiba, kuidas jääb? No, me mõtlesime, et me tahaks ikka selliseid mune, mille energiamahukus on võimalikult madal. Madal energiamahukus? No kuulge, minu munadest ei saa absoluutselt mingisugust energiat. Täiesti null energia. Ärge uskuge peale, ärge pange tähele, kanade munad. Neil on ainult munasiru, saad aru, munasiru. Kuulge, toodete energiamahukus on nende tootmiseks ja käigus hoidmiseks vajalik energiakogus, mitte see, kui vähe nendest energiat kätte saab. Hassa küpsis. Jah. Energiamahukus on tegevuse või objekti loomiseks ja käigus hoidmiseks vajalik energiahulk. Energiamahukusega on tihedalt seotud toote või teenuse energiatõhusus, mis väljendab kasutatud kasuliku ja kulutatud energiasuhet. Energiatõhusust tõstes on võimalik vähendada energiamahukust, kuna kulutatud energiat vähendatakse ja kasulikku energiat tõstetakse. Eesmärgiks on energiatõhusust võimalikult palju suurendada ning seetõttu hoida kokku igapäevaselt tarbitavat energiat. Kasutusele võetakse uusi materjale, nutikamat disaini, selleks, et toota tõhusamalt.